No tere jälle siis 10. Nüüd läheb kuupäev õigesti, 10. aprill on täna, ei ole mai, ei ole mingi, ma ei tea, mis kuupäev, oota on ikka aprill või, jah, aprill. Ja mis siin ikka, hakkame mingeid asju tegema, striimima ja tööd tegema, siin on mõned päevad nüüd vahele jäänud filmimisest, aga noh, väga palju pole siin toimunud ka. Põhimõtteliselt meil on uus tonatahvel, sest et ruum sai otsa, top tonadele siis jooksevad siit niimoodi, on kõik, kes on üle 100 pand, siis tulevad ilusti jooksevad siit. Siin on tonatahvel, kus me paneme laivis asju kirja, palju tuleb siin juurde. Ja ega rohkem midagi olekski vaadata, selles mõttes, et meil on siis praegu, need pole veel märgitud sinna tabelisse, aga Rihole me tegime, Riho tuli ka, hüppas nüüd sinna 106 euroga, et ja Milman sai, kus Milman on 102 euroga hüppas sinna, et vaatame, siin ikka päris jõudsalt tuleb neid. Põhimõtteliselt jah, 5000, üle 5100 euro on koos nüüd nagu naksti, väga mõnus ja rohkem siin polegi vaadata. Eile saime seda siis timmitud, Pablo käis siin, nii et asjad venisid, sest jutustada oli vaja. Siis lähme sinna algul. Siin on siis no see on mõnus ratas selles mõttes, et panin siis, noh, need läksid ikka päris mitu senti üles poole originalasendisse, sest et need olid kuskil äkki nii palju sügavamal siit, eks mingi 2-3 senti äkki tõusid need siis üles poole, nina läks nii-öelda madalamaks. Panin need ära, võtsin lahti alguses, siin all oli vaja polte kinni keerata, 2 mutrit õigemini, siin on originaalmutter lenksu jaoks siis, siin ei olnud, siin oli väga halb seda kinni panna, siis võtsin terve lenksu küljest ära, et seda kinni panna, sest ülevalt pidin keerama, alt hoidsin kuidagi mutrivõtmega kinni, siis sai. Siis see oli täiesti lahti, see peaks 98 Newtonit olema, see oli näpuga kinni pandud. Mis veel? Siis panin nina kokku tagasi, siis vaatasin, hakkas midagi lekkima kuskilt. Siit alt amordil see lahti, polt siis, mis hoiab sisu seal mingit osa kinni. Ja siis näpuga kinni. Kontrollisin teist poolt, teine ei lekkinud. Näpuga kinni, õnneks ei lekkinud. Üks pool on tegelikult natuke niiske ka, et teoorias võiks teha amordihoolduse, aga vaatame seda asja. Äkki enne paneme kokku täielikult, ta saab sõita ja siis natuke hiljem tuleb sellega. Põhimõtteliselt on mul asjad olemas, siia on uut releed vaja, sest see ei tööta, relee on olemas, siis on vaja õli filter vahetada, õhufilter vahetada, küünal vahetada. Ennem kui õli vahetama hakkame, oleks siia vaja uut kaant, see pildi tal olemas olema, nüüd peab selle mulle ära tooma. Siis teeme selle ära, paneme õli sisse, ennem laseme välja, jahutusvedelik läks sisse. Ette tulid praegu siis need olid olemas, tegime 2 uut, need on olemas suundade jaoks, suundasid pole, see käib mingid spetssuunad. Vandersil streamis ütles, noh, tal sama ratasid, põhimõtteliselt lihtsalt lähevad ümber amordi torude, neid pole. Taha tegin praegu nendest, sest et siin on olemas, mul ei olnud rohkem siukseid, aga nüüd on korralikult tehtud ja ta nagunii tahab tagaosa ära vahetada, et siis tulevad vist äkki kaotab suuna, tuled ära, ainult tuli jääb sinna, et siis võivad nii olla. Ja panin juhtme ilusti jooksma. Taga pidur töötab nüüd, ennem kui väga põhja vajutada, siis ta jäi kinni, enam ei jää, lasin natukene seda polti lahti sealt rohkem, võib-olla on siin midagi ise aretatud, igatahes lasin suts pinget maha, ennem oli liiga peal ja ta käis vastu siia äärte kuidagi, et siis ma panin natuke lõdvemaks ja uuesti kinni ja panin keermeliimiga, et see lahti ei sõidaks sealt, aga töötab. Ja ega rohkem ei olegi, sellega põhimõtteliselt, noh, ta hakkab valmis saama, õhufilter on ka olemas ja varsti saab valmis, ütleme nii. Et enam-vähem võiks suurem osa kõik tehtud tegelikult olla. Põhjakaitse on ka mul alt ära võetud, sest et jahutusvedeliku jaoks võtsin selle ära, aga noh, õli on nagunii vaja välja lasta. Ja siis mäe otsast nii-öelda naaber ütleme, sest noh, siin elabki järgmised üleval veel elavad inimesed. Pablo sõber tõi selle ratta siia eile ja sellega on nii siis, et sidur on põhimõtteliselt täiesti otsas. Ta ei saanud isegi väiksest kallakust mul siin mäe juures üles enam. All oli kerge tulla, aga noh, siis tal veeres terve aeg, aga üles ei saanud, siis me lükkasime siia. Uus sidur on siia vaja
saatsin ta linna pakkumise ära ja siis oleks vaja ka klapikambri kaane tihend tellida. Ta ütles, et see lekib siin, et siuksed tööd. Aga jah, ja rohkem praegu ei olegi midagi siin toimunud. Midagi on kindlasti, aga nii on, nagu praegu on. Selles mõttes, et nüüd hakkab elu pihta, sain ära rääkida, mis siin vähem toimus. Bemmiga endiselt vaikus, ma ei tea, kus tal see amort nüüd on, mida ta pidi keegi lahti arutama, et saata videot, aga noh, siuke see elu on siin. Aga davai, ega rohkem midagi, ma hakkan striimima. 2 päeva mööda läin nagu naksti, täna on 12. aprill, eile oli siuke väike pidupäev. Või noh, mis, käisime Pabloga restoranis ja teiste rahvaga ja õhtul oli meil istumine, tuli isegi palju rahvast, natukene liiga palju, me ei oodanud nii palju. Igatahes. Rattade asukohta ma võtnud kassiga, sai õlitatud siin uus õhufilter ära, Twin Airi polnud kahjuks see hetk saada, kui ma tellisin, nii et võtsin Techniumi oma, õlitatud ka on, nii et selle saab külge visata. Siis mootori gaas on maas, mootori gaas tuli sellepärast maha, et uus tuleb siia panna ja tegin siin tihendi valmis, siis lõikasin, et tihendit pole võtta, siis sai siin meisterdatud, üks kiire stream sai tehtud ja lõikasime valmis, et polegi ennem teinud, see oli esimene tihendi tegu siis, aga ütleme nii, et täitsa võib käiku lasta, ma arvan. Ja mis veel, ega rohkem midagi ei olegi, selles mõttes, et õli oli päris ropp, mis välja tuli, metalli ikka oli sees, siukest läikivat hallikat asja tuli välja. Aga siin on näha ka, siin on nüüd igast muud jama ka alla tulnud, aga ropp oli see õli. Õlifilter oli ka ikka, ma pole siukest näinud. Ütleme nii, seda pole siia vaja. Vaatame, mis siit välja tuli meil siis. Siukene ilus. See on ikka nii, ta oleks nagu vaakumist siin timend või pole seda 100 aastat siin lihtsalt vahetatud, aga ma ei tea, näeb kuidagi eriti rõve välja. Oi, ja see lekib ka siin. Las ta lekib sinna. Nii, et siis põhimõtteliselt jah, on siuksed teemad siin, aga see hakkab valmis saama. Mootorikaant on nüüd vaja oodata, kui omanik toob. Ma peaks talle tegelikult kirjutama, et too ära. Pablo on mitu korda öelnud, et ta kirjutab talle, aga pole jõudnud, tundub. Siis esituli läks külge uue releega, suunad töötavad, siit sai juba asjad külge pandud. Need ei ole selle ratta plastikut, selles mõttes, et üks kruvi sobib, teine on kuskil, umbes kilomeetri kaugusel, mul pole siia midagi panna. Alt poolt pildi järgi vaatasid, radikad peaks jooksma umbes sirgelt raami suhtes, need on mõlemad nii kõveralt siin, et auk on siin, peaks vist siia minema, aga kuna see pole selle ratta oma, siis ma ei tea, kas ta üldse peaks siia minema. Aga igatahes pildi pealt tundus mulle, et radikad peaksid küll olema sirgemad, tahapool need liikudes ja ei tea, ei saa siin asjadest eriti aru, mis siin selle rattaga tehtud on. Siis võtame taskulambi. Siis siin, ei ole midagi imestada, siin on kõik lahti käinud. Mingid pekstud seda korralikult. Siin on üks polt ära murdunud. See hakkab päris ümaraks minema. Ei ole tähtis, sest mina seda lahti ei pea võtma õnneks, aga siin on siukest pulli siis tehtud. Et see ratas on, ütleme nii, et meistrimehe kätt näinud räigelt palju. Terve see ratas on siuke huvitav. Ja ega rohkem praegu polegi midagi jutustada. Vaatame tabelit. Mis 123 eurot tuli siin 10. siis või? Väga kõva. Meil on 5381 eurot. Meie 100 list on juba päris siin normaalselt pikk. Kõik üle 100 euro tonajad siis peavad oma profiilipildid saatma, või tähendab portreefotod saatma. 2 tükki on juba saadetud, et vaikselt inimesed hakkavad tegelema sellega, et siis saavad kuldsesse raami, töökoja seinale kõik pandud ja on ka värk. Ja Illar pani täna siin 12. 50 euri viskas veel juurde, see on ka sinna sisse arvutatud juba, et aitäh teile, väga kõva, väga suured summad, et kena vaadata, kui palju raha on kokku tulnud. Ja mis veel, ega ma rohkem praegu ei olegi midagi rääkida.
stream läheb käima, hakkame tegema, selle rattal ka tellime kõik asjad, mis vaja on, terved sidurikitid, koos siis separaatorketast, lamellketast ja vedrudega, ja ta ütles, et ma ütlesin, mul on heli vaja välja lasta, ta ütles, et heli välja laske punn on pekkis omadega, mis viga on, ta ei tea, ta ütles, et see on nii olnud ja ma olen välja pumbanud siis seda õli, et vaata, ma ütlesin, ma võin ju selle korda teha, aga ma küsin, mis viga, ta ütles, ta ei tea, nii et seda peab siis ka vaatama, kui tegudeks läheb, aga praegu on hästi, teeme kas-kassi, kirjutan omanikule, äkki tuleb täna kaan ära, super, davai, läksime siis 13. aprill, natuke jälle pill laiali tuld siin, mille pärast, selle pärast kohe räägime. Põhimõtteliselt eile, mis tegime, uus mootori kaastoodi ära, panime selle siin kokku uue nii-öelda enda tehtud tihendiga, siis mis ma selle valmis ja tegin, siis jah, seda ma vist näitasin, siin on kõik juba seest asjad retsi saanud, keegi on seda ennem juba lahti teinud. Siit sai kokku, mida huvitavat veel teha sai, ega väga, ma ei mäletagi, midagi tegin veel vist, aga mida ei mäleta. Siis, õli panime sisse, ja mis ma avastasin, see ei ole 450 FSC, see on 400 FSC, sest kui ma manuaali vaatan, siis manuaali järgi käib 450 täitmine siit või kuskilt siit külje pealt raamil, 400 käib siit pealt ja aju on 400 oma, et mitte lihtsalt juhtmestik ei ole siin 400 oma, vaid ratas ongi 400, pigem tuleb nii välja, et mille pärast elektriskeemi järgi ühedki juhtmed kokku jookse, mõt selle pärast siin ongi. Veel, siis põhimõtteliselt sai vedelikud sisse, õli sisse, kõik korda, panime selle peale, käivitsin, üks hetk hakkas suitsama siit ja oli see, et kaabel läks liiga kuumaksid. Siis arutasime kõik lahti siin ja puhastasime seest ära, et targad mehed ütlesid, et vaataks üle. Jüri seal ütles, et äkki on halb kontakt põhimõtteliselt ja tundus, et oli küll suht hull kole ja eile panime siis käima ära lõpuks pärast puhastust, siis enam mingit teemat ei olnud, läks käima korras, aga kell oli palju, nii et täna paneb uuesti tööle, õli taseme paneb paika ja vahetan piduri, siduri vedelikud ära ja tegelikult võiks öelda, et siis on pill valmis ka. Võiks nagu olla. Ja mis veel? Siis on selle kord. Tellisin siduri ära, kõik asjad, mis vaja on. Homme saab arvatavasti neid kätte, kas homme jõuab tegema hakata, seda ma ei oska veel täpselt öelda, sest homme on Birgitil ka üks töö, siis läheb seal kaua õhtuni ära. Aga äkki hakkame täna tegema. Lammutama juba, kui kas valmis on. Eks seda vaatab kõik enne streamis ja ega rohkem midagi olegi, et tabel on hetkel samasugune nagu viimane kord oli, midagi ei muutunud, aga kenad numbrid sellegi poolest. Hakkame tööle ja streamima. 14. aprill, järgmine päev. Eile lootsin, et saab streamis viimast korda seda kas-kassi tehtud, et põhimõtteliselt viimased tööd olid teha, saab ratta kokku minema, kõige suuremad asjad, mis oligi veel jäänud, piduri vedelikud ja siduri vedelik ja põhimõtteliselt nägemist, et siis, aga esimene asi oli see, et ratas tööle, õli mööda mootorit ringi, õlitase kontrollida ja siis lõpuks täiesti soojaks lasta, vaadata, kas vent tööle hakkab, niisama vent töötab, aga kas siis ka, kui õige temperatuuri saavutab, kas ta maha hakkab jahutama ja siuksed asjad. Siis panime tööle ära ja mingi imelik klõbin on kuulda lihtsalt terve aeg, midagi klõbistab. Siis vaatasime summuteid asju, summuti ei leki, panime tagant summuti kinni, Riho pakkus, et summuti tagant kinni mingi rätikuga. Siis summuti ei lekkinud, oli üli hästi kuulda, kuidas külje pealt klõvin tuleb. Mõtlesin, et võtaks äkki pealt klapi maha, vaataks klapi vahed üle asjad. Aga ta ei olnud siuke klõbin ka, et kui gaasi anda, ta ei tõusnud, see klõbin ei läinud kiiremaks pööretega. Ta oli siuke ebaühtlane klõbin. Ja nagu täpselt siit, kus kett on, siit poolt tuli. Ja siis põhimõtteliselt oligi. Hakkasime, kirjutasin kliendile ära, et vaatame, et lammutame natuke mootorit või võtame pealt maha asjad, vaatame täpselt. Aga Enduro pakkus enne välja juba, et võtame lihtsalt keti pinguti maha, et mis seisus see on. Ja
ja noh, siin juba ketipingutil on midagi tuunitud, mingi teine seip siia alla pandud, aga noh, see ei olnud nii suur teema. Ma ei hakanud seda lahti tegema, et pinget maha keerata igaks juhuks, sest ma ei tea, mis teema, miks see siia oli pandud ja värgid. Aga siis hakkasin vaikselt polte lahti keerama, et küll pinguti end ise välja surub, sest et noh, pinguti vedrusüsteem, see surub end kogu aeg, vedru surub vastu ketipingut või talda ja siis hoiab ketipingul ja keerasin siit lahti, suht lõdvaks läksin teise poole, siis ootasin, et noh, läheb siit juba natukene raskemaks, surub end välja see ketipinguti. Nii kaua, kui kõik mõlemad poldid väljas olid ja ei olnud siin midagi, mingit liikumist toimunud. Et noh, ketipinguti võtsin välja, see oli täiesti väljas asendis, kõige kaugemas asendis. Ketipinguti ise töötab, testisime, vedru töötab sees, kett on lihtsalt nii veninud, et enam pinguti mingit tööd ei tee seal. Ja no väga tored uudised jälle, siis ma puhastasin seda, keegi oli kõvasti hermetsi suutnud sinna panna. Puhastasin hermetsis seda kõvasti seal ja jõudsime otsuseni, et läheb nii tagasi kokku ja mina seda rohkem käima ei pane. Ja teeme need tööd ära, mis oli ette nähtud, et viimased vedelike vahetuspiduri ja siduri vedelikud, teeme need ära, teeme kliendile arve ja siis ütleme, et põhimõtteliselt keti vahetusvaja teha siin. Et mina seda ratast siin enam käima ei julge igaks juhuks panna. Las ta olla, pärast hüppab veel kett hamba edasi või noh, üle ja siis on mina süüdi jälle. Aga praegu on nii, et vedelikud said tehtud, see ka kergesti ei läinud. Noh, siia panin uued poldid peale, sai tehtud, siis tegime tagapiduri ära, selle sai tehtud, siis siin olid pold 160 oli nii kõvasti maas, et sellega läks aega, et see maha saada. Siis igatahes õhutasime ära asjad, panime vedelikud sisse, see sai tehtud ja ega rohkem ei olnudki siin. Ma ei mäleta, kas midagi veel siin tehtud sai või ei saanud. Aga jah, aega läks igast selle jama peale, et lihtsalt selle puhastamisele, ketipinguti puhastamisele juba läks nii palju aega, sest see hermets oli seal nii rõvedalt kinni ja kõik kohad ei täis seda. Et siuke asi ja noh, siis, et kus see heli tuleb lõpuks ja kõik siuksed mõttetud jamad. Aga mis veel? Siis tuli mul täna Hondale siis sidur ära, siduri vedrud ja uue sumpsi tihendi võtsin, klapikambrikaanet tihendi, need on olemas, õlifilter ja siis silikoni seda, et teha põhimõtteliselt ei ole Hondal, ma ei tea, kas ma juba rääkisin, ei ole sidurikaanel, ei ole ette nähtud tihendit. Et nüüd ma vaatan, kas ma lõiken ise ta välja, mul on siin erinevat materjali küll ja veel, kas proovin veel, teen ühe kaane tihendi, noh siin on vanad, need järgi, millest sai siis tehtud kaskassile. Või ma panen sellega kinni ta. Äkki sellega on parem panna kui... No vaatab. Tegelikult mul on siin mannali omasid ka, mida mul on muidu kasutanud. Et siuke teema. Et siis on juba tegelikult järgmine töö. Ma lootsin, ma saan täna hakata seda tegema. Teoorias saabki, sest ma saadan kliendile põhimõtteliselt arv ära, mis see kõik maksab. Ütlen talle palju, mis kett maksab. Või noh, ütlen talle lihtsalt ketivahetus, ma tea. Ja et mingi eeldatava summa arve või noh, ajaliselt. Ma veel ei tea, kas ma saan keti niimoodi kätte, et kus alt tuleb välja või ei tule. Raske on veel sellest aru saada. Ma ei ole nii palju veel guugeldanud selle kohta. Manuaalist ei ole, need manuaalid ei ole kõige paremad. No, sealt võiks nagu aru saada, et selle hammaka saab kätte sealt ja siis tuleb kett alt välja, aga reaalselt ma ei tea. Ja siis ma lähen täna DT-d jälle parandama. Ma ei tea, mitu miljonit korda ma seal käinud olen. Siin on nüüd 2 ühesugust ja 2 erinevat CD-d, aju. Proovime ajusid peale. Ja võtan selle ka, mõõdame täna nüüd seal asju ka veel. Ja ei olegi rohkem. Igaks üks võtan veel siit pooli uue kaasa. Ja noh, elektriteemasid siis, mis siin on, et teha. Võtan selle ka, et sädet maas siis paremini kontrollida kohe, mitte kuskile vastu pannes. Et siuke teema, et siis lähme parandame DT-d veits. Ja rohkem asju ma loodan mul vaja ei ole. Noh, okei, ma võtan terve selle ka veel kaasa. Ja Bemmiga vaikus. Ma ei tea, kus see amort on, aga jah. Siuke elu on. Kus see amort on, seda ei tea keegi. Vaikus on ka olnud, aga
Polegi midagi rohkem. Praegu ma lähen minema kodust, see jääb siia. Lähen vaatan, mis TT-ga saab. Arvatavasti mitte midagi, nii et lõpuks ma lasen... ega muud üle jää, ma ei saa niimoodi käia iga 2 nädal tagant teisipäevad seal. Sest see on lõpuks ikkagi... okei, ma võin seal käia, sest praegu me nagu nii käime seal, aga üks hetk on see, et kui ma nüüd töökojas on, siis me ei käi seal enam. Siis ma hakkan töökojas tööd tegema, siis kas ta saadab ratta sinna või ma ei tea. Vaatame seda jooksvalt. Vaatame tahvlit ka nagu ikka. Endurolt eile 771, Mikult 6 eurot, Mikk ei liikunud veel, aga 166 eurot praegu seal. Neid ma ei ole veel lisanud siis tabelisse, aga 5000, peaaegu 5400 euri koos. Super. Kuulge, aga davai. Nüüd lähme kuidas see on, koju külastus tegema, koduremonti tegema, kliendi juurde endale koju, siukest teenust pakkuma. Davai. Ja nüüd on juba 2 päeva mööda läinud, täna on 16. aprill, vahepeal ei ole siis väga midagi toimunud. Põhimõtteliselt viimases klipis ma ütlesin, ma lähen seda TT tegema, võtsin kõik asjad kaasa, ta kirjutas mulle vastas liiga hilja, et ta kodus on, siis ma juba matkasin lastega ringi põhimõtteliselt, et siis ei läinud seekord, et nüüd äkki lähmegi terve perega lähme pühapäeval äkki siis külla neile, siis ma võtan tööriistad kaasa ja samal ajal saab seal remontida ja chillida niisama, et teeb siukse päeva siis. Siis on natuke rohkem aega ka ja ta ütles ka, et teoorias oleks jõudnud minna, aga ta pidi juba 18:15 ära minema, ehk siis see oli üle poole tunni varem, kui tavaliselt ma sealt ära lähen, et ma oleks jõudnud nagunii juba suuts hiljem, ja ma oleks pidanud varem lahkuma, nii et mul oli mõtet, oleks nagunii minna olnud. Lihtsalt aega raiskam nii-öelda. Sest et ma ei oleks jõudnud väga mitte midagi teha selle aega. Ja siis kolmapäeval eile oli lihtsalt jututund. Ja neljapäeval siis, kes tulid, siis sai streamitud, kuidas me jalutasime mere ääres. Sai siuke 1,5 tunnine äkki stream tehtud, seda saab järgi vaadata, kes tahab vaadata, kuidas seal mere ääres jalutada oli. Avileesis. Siis saab seda vaadata ja ega rohkem ei olegi. Selles mõttes, et eile kolmapäeval siis oli siuke jutupäev, kus sai niisama asju arutatud ja jutustatud, sest jõudsime hilja koju. Ja täna tuleb siis remondipäev jälle siin streamis, aga praegu eile kolmapäeval siis viskas meile siia, praegu on 5404, aga eile viskas siin korralikult Riholt 5, Martin 3, Elari 80, Jüri 15, Madis 39, Milman 10, Mikk 5, Kaimar 10, Motoraiko 1, 2, 3, 4 ja siuke päev oli, ikka korralikult hakkas viskama, tüübid ei lubanud mul lihtsalt minna ära, et mul sai toit valmis, Birgit kirjutas ja siis pärast tund aega pärast seda jõudsin sööma. Madist tõmbasin 5 euri kaupa endale juurde kogu aeg ja Elari tõmbas vaikselt ja hoiti mind kinni siin. Igatahes. Siin kes meil sai? Meil sai, Kaimar sai siia tabelisse juurde, võttis endale ühe koha siin ära ja siis toimus siin igast liikumisi. Siin keskel toimuski põhimõtteliselt kõige rohkem liikumisi. Jüri liikus kõrgemale ja Madis ja siin on liikumis toimus ja Elari võttis oma esikoha tagasi 420, tõmbas niuhti mööda, et Jürgeva nüüd kukkus koha, aga ei kaunis. Meil on siis mingi 5600 pea koos, eile vist tuli pea 2 sotti, et kenasti tuli juurde. Ja siis ma pean täna kirjutama talle, tegin talle arve ära ja siis ta küsis, palju see mootori remont maksma läheb või mootori ketivahetus või siis tallavahetus. Et selle pean nüüd ära kirjutama, sellest arutasime eile streamis, palju siis tunde panna värki. Ja selle ütleme ära täna. Ja siis ma ei tulnud tööd tegema eile, aga Riho ütles, et teeme ikka, võtame punni ära, et siis saab vähemalt vaadata. Kuna omanik ütles, et väljalaske punn on midagi viga, selle küsi, mis viga on, ta ütles, ta ei tea. Ja ta on ainult pumbaga välja pumpanud siis õli sealt. Me võtsime siin maha, et vaadata, mis viga on, siis saab juba tellida remontkomplekti sinna õlipunnile. Aga jah, puhastasime ära, võtsime maha, keere tundus kõik korras, kõik idekas. Ma ei tea, mis selle viga võis olla.
siin on näha, et seib on natuke niimoodi imelikult siis tihendanud. Kas ta lekkis siis või mis iganes, aga ei ma sellest aru saanud. Et võtsime ära, panin uue tihendi. No samasugune, tihend on samasugune, et ta ikkagi liigub seal all. Keermest läheb üle, aga alumine ots on kitsam ja siis ta natuke ei lähe kõige paremini otsa, aga ma enam-vähem, ma ei tea, kas siin näha on. Tegelikult võikski vaadata, ta on siin üle läbi seisnud. Aga praegu, kus see on nüüd? Kus mu kaameraga näitan? Praegu tundub, jah, täitsa kuiv alat. Et eile puhastin ära preigiga siin ja tihendi sai näpuga enam-vähem paika lükatud hästi. Või selle seibi siis, vaskseibi. Et nii on. Nüüd, põhimõtteliselt, täna ongi plaan. Ma mõtlen natukene, kuidas ma teen seda asja. Kas ma teen niimoodi, et eks me arutame seda, mul ei ole vahet kumba ennem. Aga kui nüüd ta ütleb, et teeme mootori ära, siis mu esimene asi on see, et ma võtan ülevalt kaane maha, klapikambri kaane ja vaatan sisse, kas on kett või on keti tald. Et siis saab edasi mõelda. Või jupakat tellima. Või siis teeme Honda sidurit. Sest Honda sidur nüüd eile öösel panime sidurikettad, lamellkettad siia ligunema. Need on siin, ma just pöörasin teistpidi, las nad veel olla. 12 tundi võiks vähelt olla, siin on 24 tundi kokku. Ja nii on, praegu rohkem ei olegi. Nüüd on vaikus, põhimõtteliselt jah, rääkisin päevaplaanid ära, mis siin toimub. Teisipäeval või oli eile, ei mäleta, eile küsisin omanikult, töökoja omanikult ka, et kas ta sai siis rendilepingu pidi reedel saama, ta ütles, et ta sai, et ta saadab siis eilsel päeva jooksul täna või homme ära, ehk siis kas siis eile oleks pidanud saatma, mida ta ei saatnud, või siis äkki saadab täna rendilepingu, seal siis võiks näha, peaks olla vist mustand, ma arvan, aga sealt võiks näha olla palju uus üürd, kuumakse tuleb ja palju tuleb mitme aasta peale äkki ka, et miinimum tahaks ikka 10 saada. Et alla on lamp mõttetu. Ja projektiga ka, see tüüp, kes selle projektiga tegeles, tema isa tegi selle kunagi projekti, isa pole tal enam, et siis ta ise on õppinud seda asju ja värke ja tema siis tegeles, aitas meid sellega ja ütles, ta teeb selle projekti memoria ka, siis project report'i põhimõtteliselt, mingi ettekande teeb siis selle projekti kohta, pidi tegema. Aga kuna tal litsentsi pole, siis ta pidi selle keegi tuttav pidi tal seal allkirjastama lõpuks asjad ära, et tema teeb valmis, aga laseb allkirjastada kellelgi teisel. Nüüd tuli välja, eile Juan kirjutas, et see tüüp ei tee seda. Ma ei tea, miks. Pablo pidi helistama, unustas ära talle vist helistada, et uurida täpselt. Ja siis ongi, Juan otsib nüüd siis uue tüübi, kes selle projekti memoria ära teeb ja siis saame järgmisi dokumente hakata sisse andma. Aga praegu on korras, vaatame, kui see elu läheb, eks ma siin proovin asju hoida kursis ikka ja filmida vahepeal klippe. Davai, ma ei tea, mis järgmiseks saab. Alustame oma viimase klipiga siis, et jah, täna on reedene päev, mitmes märts täna on, ma ei tea, 17 või vist, kus ma näen seda, kas ma saan vaadata. 17 aprill ja teeme otsad sellele osale peale siis. Mis meil siin toimunud on siis? Põhimõtteliselt alustame ratastest ja kõige lõppu jätame siis töökoja juttu, sest ma sain nüüd rendilepingu ja asjad ka. Aga alustame, mul on siin siuke India töökoda praegu, kus istudes peab tööd tegema, kõik mant on maas laiali. Aga siin on meil siis kas, millele ma ligi ei saa loomulikult hästi. Nii palju kui saab, nii palju saab, aga siit kett on täiesti lödi, kui ma siit hakkaks nüüd vaatama, näitama, siis on veel hullem, aga ma ei saa praegu siia hästi ligi. Põhimõtteliselt oleks vaja tervet uut ketti talda ja asjad seal ära vahetada, siis eks ma annan nüüd teada talle. Seal võib veel midagi viga olla, aga ma ei näe sinna sisse, ma peaks seda rohkem lammutama. Ma võin talle ma kirjutan talle, et ma võin rohkem laiali võtta, et ehk siis kui ei taha lõpuks midagi teha, siis lihtsalt maksad tööraha on ju. Midagi sellist, sest ma ei saa, 100%, me teame, et kett on läbi. Keti tallad oleks nagunii vaja ära vahetada.
aga kas midagi muud ka, et miks ta niimoodi seal on, seda saame siis teada, kui tööks läheb. Siis võtsime Honda ette, hakkasime tegema sidurit. Eile sai siin tegelikult uus sidur külge juba. Uus on täitsa küljes, ma võtsin nüüd siin filmimiseks kaane maha, eile ööseks panime kaane peale tagasi, et panin paari poldi kinni, et testida, kas ta nüüd üldse töötab või ei tööta, et kõik sai õigesti kokku ja tundub, et läks õnneks esimese korraga. Läksid kõik asjad õigesti kokku, sellega on hästi ja noh, siuke mul see siin istumiskoht ja asjad on. Et sumps tuli küljest, et ta täiesti õnneks esimest otsa ei pidanud võtma, teist siis teisel silindril. Aga jah, sest et noh, natuke halb süsteem siin, kuna alumist polti kätte ei saa, kui kõik siin ees on. Nii et jah, sellega on nii. Täna vaatame, kas jõuame kokku panna või mitte. Võib-olla mitte, sest täna vist on välja minek Pabloga. Ja oota, Aurelia, ma teen ära siis. Jah, pärast poole, ma filmin ära praegu, on ju. Ja siis klapikaamri kaane vahetus tuleb ka veel. Kaane tihendi vahetus õigemini. Aga vaatame sidurit, mis ei töötanud üldse. Siuke. No see on kõige hullemas seisus, kus on ikka korralikult kuuma kasvanud, aga no kõik on täiesti siledad. See on natuke kulunud siduri separaator ketas siis. Siin on näha, et siin on veel augukasid järgi. Siin ei ole mitte midagi, ühelgi kettal pole põhimõtteliselt mitte mingit pinda, kuhu haakuda. Ja siin on mul täiesti tutikas ka üks kiles. Aga seda ma siit välja ei võta. Et jah, siin on siis täiesti ilusad need. Ja vot, et sai väike võrdlus siin tehtud, kasutatud täiesti otsas ja tutter. Aga vaatame, mis Aureliake tahab ja siis räägime töökoja teemadel. Vaatame veel siin osas viimast korda tahvlit ka. Põhimõtteliselt 90 senti on nüüd puudu 5600-st. Eile tegi Vesa veel 550 ja Milma on kümpsi. Vesal hakkas kahju, et mitte midagi eile ei toimunud, aga noh, sellest üleeile oli mingi pea vist äkki 2 sotti või no ikka päris räme päev. Et tuli, viskas rämedalt peale. Et jah, ja siis minu meelest oli Vesal äkki mõte, et paneks siia nüüd hakkaks numbreid alla lugema. Eile oli siin 35, ma just ennem panin nüüd 34 siia, et töökojani on siis 34 päeva jäänud, 22 mai. Teoorias ma võin tööle hakata seal, et vot niimoodi, et raha tiksub vaikselt peale, vaatame, palju tuleb lõpuks. Meil siin kuukene on, natuke üle 6 aja jäänud veel. Aga eile sain siis üürilepingu kätte Mustandi, et kõik asjad on seal õiged, lihtsalt ei ole veel pandud nimesid ja asju sinna sisse, et see on ainuke asi. Aga natukene kõrgem müür tuli, ma oleks oodanud suts madalamat. Igatahes üür on siis 700 pluss 21% käibemaks miinus mingi personal tax. Ma täpselt ei saa aru, mis asi see on. Mingi maks siis, et iga kuu läheb omanikule 714 eurot ja maksuametile 133 eurot. Kuigi tegelikult peab seda 133 eurot siis iga 3 kuu tagant maksma. Ehk siis 399 eurot iga 3 kuu tagant. Noh, aga ikkagi, tegelikult ei ole see raha, mida ma säästa saan, vaid see on ikkagi see, mis ma pean lihtsalt ära maksma. Ütleme nii, et iga kuu 847 eurot läheb siis ikkagi ära. Ja mis veel? Rohkem ei olegi, selles mõttes, et noh, suured summad on, ütleme nii, et noh, üle 1000 juba läheb siis igakuised kulutused töökoja peale, pluss on vaja maksta maja ja muid kommunaale siin. Et ütleme nii, et algul tuleb päris raske aeg, päris kõvasti on vaja raha säästa, kokku ajada õigemini. Nii et pikad päevad garaažis, töökojas loodetavasti on hästi palju tööd alguses. Ja siis rämedalt rapsida ja teha seda natuke tagatist või seda nii-öelda raha, et siis oleks millest maksta, kui ei ole tööd nii palju. Et jah, siuksed asjad, aga töökoda tuleb selles mõttes, et jah, eile streamis sai ka räägitud, öeldi ka, et noh, tegelikult küll hakkama saab, pole hullu. Noh, kui me nüüd mõtlemegi niimoodi, et ma maksan 2 ruumi eest seal 847 eurot,
see on siis ühe ruumi peal 423,50. kui ma oleks siin võtnud selle tattoo shopi, mille ma oleks nullist üles ehitanud, oleks maksnud 400 eurot iga kuu, mis oli suts väiksem kui kumbki ruum seal praegune, mingi 80 ruut oli seal. Või siis, kui ma oleks võtnud selle teise töökoja, mida ma käisin vaatamas kunagi, siis seal oleks maksnud üle 550 minu meelest või midagi sellist. Või äkki natuke suts alla 550. Ja see oli jälle mingi 80 ruutu või pisem ruum kui siis need seal. Praegu ma maksan 80 ruudu eest 847. Minu meelest Juan ütles, et tema maksab mingi 600 natuke peale koos käibega, aga ma ei saagi nüüd sellest aru. Võib-olla ma sain valesti aru, kuigi minu meelest ei saanud, aga võib-olla ta ütles seda summat, mis ta maksab iga kuu üürnikele. Kui ta maksab 600 midagi peale üürnikele, siis ma maksan 700 peale midagi üürnikele, ehk siis 100 eurot rohkem. Kui ei, siis ma maksan 2 sotti rohkem peale. Aga mis sa teed? Uus leping, uued asjad on ju, eks ikka tahetakse tõsta. Elu on kallimaks läinud, mis iganes. Ei tea kaua Juan seda maksnud on, seda 600. Ja siis jah, aga 15 aastat leping. Nii et ma tahtsin miinimum 10 vähelt saada, on ju, tehakse 15, nagu Juanil praegu on olnud. Miks mitte, sellega ma olen rahul. Jah, öeldi ka, et ma ei mäleta, kes ütles, et tegelikult 10 aasta pärast need summad on juba tühised, et kui asjad juba käivad ja isegi ma arvan vähem aasta pärast juba, sest et kui tööd on ja asju, siis pole ju tegelikult probleemi seda maksta. Et Juan näitas mulle käibeid, mis tal iga kuus on olnud aastate lõikes ja aasta käibeid, kuu lõikeid, kõik, või kuu käibeid, aasta käibeid ja aastaid tagasi siis näitas neid. Et saab hakkama, kui samamoodi edasi läheb, selles mõttes see ongi, et seal on ju kliendibaas, seal on koostööpartnerid, seal on müügiõigused, seal on garantiitööd siis müügiõigustega ja kõik siuksed asjad, et see on nagu sisse töötanud koht ja ma ei hakka nullist tegema, nagu ma siin praegu teen. Et seal on koht, füüsiline koht, mida inimesed näevad, kõik asjad. Saame hakkama, lihtsalt kogume nii palju raha, kui saab siin veel ja siis on nii-öelda tagataskus, mida võtta, kui nüüd mõni kuu on haigsem kuu näiteks. Aga jah, praegu on kõik, et selles mõttes asjad edenevad, vaatame, mis lõpuks saab. Davai, ega rohkem ülegi, ma proovin enne uusi klippide tegemist nüüd siis endal natuke korda teha, juukseid ja pet. Aga davai, tšau siis!